Head Nissi valla elanikud, auväärt esineja. 23. veebruaril 98 aastat tagasi oli Eesti jaoks eriline. Meie pika ajaloo jaoks kordumatu päev. Enda teatri rõdul Pärnus loeti esimest korda ette Eesti iseseisvusmanifest. Toonane üleskutse ei piirdunud vaid sõnadega. Juba järgmisel päeval kuulutati pealinnas välja iseseisvus ning ametisse astus ajutine valitsus, mida juhtis Eesti Päästekomitee esimees Konstantin Päts. Seetõttu tähistame just täna, 24. veebruaril kogu Eestis pidulikult Eesti Vabariigi 98. sünnipäeva. Meie püha kohus ja tegelikult suur au on meenutada ning tunnustada Eesti omariikluse loonud julgete naiste ja meeste panust. Teame ju, et Eesti vabaduse hind on meie esivanematele olnud ränk. Vabadussõda tõi kaasa tuhandeid hukkunuid ja veel rohkem kordades haavatuid. Lugematul arvul hävitatud kodusid ja igavesti lõhutud peresid. Eesti luuletaja ja kirjanik Johan Liiv jõudis juba enam kui 100 aasta eest elutarga tõdemuseni. Kes ei mäleta minevikku, elab tulevikku. Tähistades pidulikult ja pühalikult erinevate ürituste ja riigilipu heiskamisega Eesti Vabariigi aastapäeva väärtustame me oma esivanemate mälestust ja Eesti riigi vabadust. Head kuulajad, olen veendunud, et kõik me täna siin saalis tunneme muret ja vastutust Eesti riigi ja rahva käekäigu eest. Hoolime oma kodumaa tulevikust ning panustame selle hüvanguks. Igapäevase toimetuste juures tuleb aga vahel aeg maha võtta ja küsida endale, mida meie oleme teinud oma valla või koduküla hüvanguks. Kas me tunnetame enda vastutust ja anname piisavalt ühiskonnale tagasi? Kas me oleme andnud omapoolse panuse, et muuta Eesti tugevamaks, solidaarsemaks, igas mõttes paremaks paigaks, kus elab? Austatud Nissi valla elanikud, juba 2 aasta pärast tähistab Eesti Vabariik oma 100. juubelit ning on 2018. aasta esimeses pooles ka Euroopa Liidu eesistujamaa. Tegemist on ajaloolise sündmusega, kuid meil kõigil tuleb juba täna mõelda mitte ainult Eesti Vabariigi 100. juubelile, vaid märksa pikemalt ette. Üheskoos peame astuma julgesti vastu kõigile meie riigi ees seisvatele väljakutsetele. Rõhutan kadunud president Lennart Meri mõtet. Eesti riik on loodud selleks, et kesta igavesti ja mitte midagi karta. Head saalisviibijad, meie esivanemad ei oodanud 1918. aasta veebruaris toonaselt riigivõimult kingitusi, vaid rajasid ennast ohverdava töö ja vabadussõja tulemusel iseseisva Eesti Vabariigi. Oma riiki nullist üles ehitades lähtusid nad tuntud põhimõttest. Ära küsi, mida sinu riik saab teha sinu heaks, küsi, mida sina saab teha oma kodumaa heaks. Seda juba ammu enne, kui seda mõtet sõnastas traagilise elu saatusega USA president. Samu väärtushinnanguid ja suhtumist vajab meie riik üliselgelt ka täna. Ainult ühiselt panustades on võimalik ületada süvenev rahvastikukriis ning viia Eesti rahvaarv
igaühe roll ja tahe oma kodumaa arengusse panustada on siinkohal asendamatu. Hinnakem ja hoidkem alati oma riiki ja kaasmaalasi, tähistame väärikalt Eesti Vabariigi